Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Sel korral põikame Venemaale. Kütuse nappus Venemaal on tõuganud president Vladimir Putini uude poliitilisse reaalsusesse. Ukraina lakkamatud droonirünnakud riigi naftatöötlemistehastele on toonud sõja venelaste argiellu. Kuidas mõjutab see eliidi püsimist, millises olukorras Kreml täna on ja kas olukorra halvenemine võib tõugata Putini läbirääkimiste laua taha? Seda arutan majandusekspert Raivo Varega. Tervist! Tervist! No hakkame siis kohe peale. Kas Ukraina droonilöögid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu on viinud meie idanaabrid kütuse kriisini või on Kremlil täna siiski nii-öelda varu väljapääs keerulisest olukorrast? Ütleme niimoodi, et kriisi algeteni ja tal on nagu kaks tähendust. Üks on see praktiline, füüsiline, mis tähendab seda, et Ukraina on strateegiliselt rünnanud Vene naftasektori objekte, nii ekspordi kui ka sisejaotuse ja transpordi omi. See on nagu, ütleme niimoodi, et on füüsiline pool asjast. Peale selle on veel teine pool ja see on tegelikult psühholoogiline ja see on see, et nüüd venelaste jaoks, lihtvenelaste jaoks eelkõige nendes olulisemat mõju Vene sisepoliitikale omavates keskustes eesotsas Moskvaga oli see ettekujutus, et see on kuskil kaugel, ega see ei olnud juhuslikult valitud termin ka Kremli poolt spetsoperatsioon. Ja nüüd selgus, et see on täiemastaabiline sõda, mille tunnistuseks on see, et Putiniga eesotsas on hakatud rääkima sõjast avalikult. Hetk tagasi oli see kriminaliseeritud, nüüd juba ise räägivad sõda. Ja teiseks see on toonud selle arusaamise inimesteni, et sõda on päris ja et ukrainlastel on ka võimalik vastu lüüa ja on valus ja reaalselt valus. Ja nüüd tuli uus rünnakud. Et Venemaa ei ole võitmatu, et neil siiski leidub ka selliseid võrdseid vastaseid? Jah, niivõrd kuivõrd, kohe tulen selle juurde, aga tegelikult see, kuidas praegu on Ukraina laiendanud oma rünnakute objekte nii-öelda energeetika objektidele, ma pean silmas elektrijaamadele eelkõige, soojus elektrijaamadele, sest Venemaa on kogu aeg pommitanud, eriti talvel ja talvele vaadates, eks ole, pommitanud Ukraina vastavaid objekte. Nüüd siis peeglist tuleb see kõik neile tagasi ja see tähendab mida? Sooja ei ole külma, aga Moskva regioonis on talvel paiguti kuni 30 kraadi. Ja see on üks hirm ja teine hirm on seotud ja õigemini valu on seotud sellega, et Ukraina on asunud pommitama suuri logistikakeskusi. Neid on tegelikult, Venemaa eripära on selles, et Venemaa, ütleme 5-6 suuremat logistikafirmat, kes on ühtlasi ka seal nagu näiteks see sama Wildberries praegu, mida rünnatakse erinevates Venemaa punktides, on sisuliselt nagu Venemaa Amazon. Midagi taolist. Ja see suurem osa sellest turust on nende käes. Ehk siis see jaotus, kus tuuakse importkaup, oma toodetud kaup, see tuuakse suurtesse logistikakeskustesse ja sealt jaotatakse laiali ja sealt viivad ka Vene firmad neid asju välja. Kaasa arvatud ka sõjatööstusega seotud firmad. Ja nüüd need kantakse välja ukrainlaste poolt, kandma välja on teatud termin. Tähendab, pommitatakse nii kõvasti, et on valus, eks ole, ja tekivad probleemid. Ja see tähendab seda, et ja nad ka põlevad hästi. Nii et tegelikult on see täiesti uus samm ja kui me võtame näiteks selliseid loogikaid nagu hetk tagasi Wildberries supersuured logistikakeskused Krasnodari krais ja Stavropoli krais korraga said löögi. Mis tähendab seda, et miljonid inimesed Lõuna-Venemaal, kus kogu aeg ainsana elanikkond kasvab muuses, on järsku nüüd selle dilemma ees, et aga kust võtta lihtsaid asju, kust saada poodidesse need kaubad ja kuidas need kätte saada. Ja see on täiesti uus sõna, see on Vene psüühele väga raske löök, selgus, et see on sõda ja selgus, et see toob kaasa puuduse. Aga see löök ei ole veel jõudnud staadiumisse, mida meie siin kõik arvame, et võiks olla. Kas need kriisi alged, nagu te mainisite, on siiski selline ehmatav reaalsus praegu Venemaa eliidi jaoks ja kas need Ukraina strateegilised rünnakud tabavad siis neid kõige valusamaid kohta? No mingil määral on, sellepärast, et kui me tuletame meelde sõja kulgu, siis alguses juhtus niimoodi, et osa nii-öelda oligarhiast läks sanktsioonide alla ja nad hakkasidki repatrieeruma tagasi Venemaale. Ja sõna ots mõttes erinevad kõvereid ja sirgemaid teid pidi viisid varad tagasi ja teenisid päris hästi. Ja iseenesest, nagu Vene vanasõna ütleb, kellele sõda õnnetus, kellele kallis ema, siis see tegelikult on toonud kaasa ka selle, et miljardäride arv Venemaal on kasvanud. Ja ülirikkad on veel rikkamaks saanud, nagu ikka sõdade puhul.
aga nüüd häda on selles, et nüüd ei ole sellega midagi peale hakata ja piirid füüsiliselt on ees. Kui enne oli võimalik teenida Venemaal, viia varad välja läände ja seal siis nii-öelda neid kulutada ja ka kasvatada, siis nüüd enam ei ole seda võimalik. Ja nüüd toimub kannibaliseerumine Vene majandusruumi sees, ehk siis ühtede käest võetakse ära, antakse teistele, kes tugevamad on. Kas tänaseks on ka see igapäevane tarbija olmekaup raskesti kätte saadav venelastele? Veel keskusi hoitakse hambad ristis, aga paljudes kohtades jah, on tagasi süsteemi juurde jõutud, kus juba on tarbekaupade kätte saamine või näiteks toiduaine teatud kaupade kätte saamine keeruline või normeeritud. Mõningates provintsides on see juba normeeritud, Krimmiga eesotsas praegu. Nii et see on probleem, aga eliidi jaoks on probleem selles, et nad ei näe perspektiivi. Mis edas saab? Ja nüüd see, mis Economistis toimus, kus Economist tegi 40 tundi intervjuud oligarhiga, siis see tegelikult näitab, et eliidis on teatud rahulolematus ja õigemini soov minna tagasi sinna, kus oldi enne sõda, et sõda lõpeks. Ja see oli ju tegelikult see paatos. Ilmselgelt oli muidugi Melnitšenko puhul ei tasu arvata, et ta on Kremlist kaugel ja suur opositsionäär. Kaugeltki mitte. Aga ta ilmselt sai ka Kremlist selleks loa, et katsetada proovipalliga nii-öelda lääne ühiskondlikku arvamust läbi Economisti, et kas ollakse valmis juba sõja lõpetamiseks ja siis muidugi saab siis Kreml endale paremaid tingimusi kaubelda. Nii et, aga see rahulolematus on selle taustal ja Melnitšenko seda ka otse välja ütles. On see eliit täna lõksus mingil määral, et kuhugi mujal neil minna ei ole, mis tähendab seda, et tuleb nõuda muutuseid oma kodumaal? Mõneti küll, jah. See, mis alguses oli oligarhidel kehtestatud sanktsioonide taustal mõte, et suudetakse selle kaudu survestada Putinit, oli arusaamatus selle tegeliku Kremli ja ülejäänud Venemaa vahekorra kohta, mis läänes valitses. Nüüd tänaseks on see tegelikult kohale jõudnud, aga läbi valu ja vaeva ja aastate, sest perspektiiv hakkab puuduma. Ma ei ütleks, et aga see oli see, millele lääs lootis? Jaa, aga hetkel nad veel kannatavad iseenesest. Nad saavad tarkade inimestena, muidu nad poleks nii kaugele jõudnud, aru, et aga mis tulevik toob. Tulevik on ähmane, et mitte öelda hirmutav. Ja seal on nüüd see koht, kus on üks võimalik rahulolematuse teemasid. Miks ma sellest nii palju räägin? Sellepärast, et Venemaal klassika on selline, et ükskõik kui palju rahvas all mässab, nii-öelda tegelikult kõik muudatust, revolutsioonid on toimunud ülevalt alla. Ja sellepärast eliidi positsioon on ülitähtis ja on ülitähtis see, mis juhtub suurlinnades. Venemaa praktiliselt määrab 5-6 suurlinna asjade kulu. Ja nende elanikke on ju, kui hoolega vaadata, Kreml väga hoolega hoidnud eemale sellest sõjast. Ja nüüd see võimalus on hakanud ära kaduma, nüüd on kohale jõudnud probleemid. Moskva oblastis on tegelikult nii, ja Moskvas on raskusi juba ka kütuse varustamisega, nüüd energiaobjektid on löögi all ja nüüd on veel ka tagatipuks Wildberries hakanud põlema ja nüüd lähevad teised sinna järgi, Petjoročkad ja kõik teised. Mis tähendab seda, et väga suure tõenäosusega jõuab ka kaubanappus lõpuks Moskvasse. Praegu hambad ristis võimud viivad Moskvasse kõike. Selleni on jõutud, et Siberist toodetud naftatooted tuuakse Moskvasse. Selle teemani me veel jõuame ka. Palju on räägitud viimasel ajal sellest, et Venemaa üritab kütusekriisile leevendust leida, vaadates otsa Indiale. Et kas Indial on rahvusvahelise üldsuse silmis midagi kaotada, kui Venemaaga kütusediili osas käed lüüakse? Ei ole tal midagi kaotada. Tegelikult on, eks ole, kaotada on juhul, kui Trumpi modifitseeritud USA sanktsioonid lähevad käiku, see on kuni 500% tolle nendele riikidele, kes teevad äri Venemaaga. Kas Trumpil on praegu see motivatsioon olemas seda teha? Ta seal andis nõusoleku varalahkunud Lindsey Grahamile, et jah, too oli nii-öelda initsiaator koos Blumentaliga, see on bipartisan ettepanek, siis kahe partei, mõlema partei ettepanek oli, et jah, teeme, aga ta seal käib modifitseerimistöö, praegu täpselt seisu ei oskagi öelda. Kui kaugele seal jõutakse, eks näeb, aga igal juhul on see hirmutav Venemaa jaoks. Ärgem alahinnatkem, nad olid õnnelikud, et Trump tahtis kangesti sõbrustada ja ei lasknud seda eelnõud edasi. Nüüd on see hakanud liikuma ja see on väga hirmutav ka Indiale. Ja India jaoks muidugi teistpidi väga palju on juba juhtunud. Keegi räägi sellest, et India ju enne tegeles sellega, et ostis Venemaalt odavat naftat sanktsioonidest mööda minnes ja siis tegi sellest, Indias on muuseas maailma suurim naftakombinaat kõigile muul lisaks, nad tegi sellest diiselkütust valdavalt ja bensiin ja kõike muuda, see läks siseturule, aga diislit oli nii palju, et ta müüs seda välja kuhu? Euroopa Liitu.
ja Euroopa Liit ostis massiivselt India diislit, mis oli tehtud Vene naftast, sanktsioonialusest naftast. Aga nüüd on see löögi all ja kui jätta välja üks tehas, mis on 49% Rosnefti omanduses, ehk venelaste nii-öelda osalusel, siis ülejäänud tehased on tagasi tõmmanud ja hakanud toorainet mujalt ostma. Nüüd India on valmis müüma Venemaale diislit, on valmis müüma bensiini, aga nende kogused on umbes maksimumkogused saavad olla mingi 1/6 Venemaa tarbimisvajadusest päevas. Sellega ütleme niimoodi, et hoiab jällegi üleval sõjaväge, hoiab üleval ametnikkonda, hoiab üleval võib-olla päästeteenistusi, aga ei hoia üleval elanikke. Elanikke see oluliselt ei leevenda, välja arvatud juhul, kui kõik viiakse jälle Moskvasse. Siis võib-olla natukene on seal elanikel kergem. Kas praegu Venemaa poolt sõlmitavad kriisilahendused on jätkusuutlikud, et kui Ukraina droonirünnakud jätkuvad ning olukord ei näita stabiliseerumismärke, siis kuhu edasi ja kuidas edasi? Ega täna väga selget vaadet sellele ei ole. Pealekauba sellel on jällegi füüsilised nii-öelda raamid. Nüüd on siis informatsioon ka välja libisenud, et venelased on toonud lausa kaugpõhjast ja teistelt lausa sõjalise tähendusega objektide juurest, kui lihtsalt arvatakse, et keegi läheb pommitama, on toodud õhutõrjevõimekust keskustesse, nende kaitseks ja olulisemate energeetikaobjektide kaitseks. Ütleme niimoodi, see näitab, et neil ei ole A tagavara, B ei ole väga kindlad stsenaariumi. Välja arvatud see lootus, et kaua ei kesta ja et õnnestub mingite rahvusvaheliselt poliitiliste manöövritega, ameeriklaste abiga, eurooplaste abiga suruda ukrainlased tagasi prokrustese raamidesse, et ärge energeetikat pommitage. See on nüüd tänaseks juba selge, et see keeld oli ukrainlastel mõnda aega tagasi peal. Mis tähendab seda, et praegu käib see kahjude hindamine, et kuhu on kõige rohkem kaitset vaja ja millest on meil lihtsam loobuda? Ja muidugi, ja tegelikult ongi nii-öelda halbade vahel valik. Ei ole sellist heas mõttes positiivset stsenaariumi, on lootus, et õnnestub kurnata Ukraina välja, pluss selle taustaks on ju ka need Ukraina ründamised rakettidega, ballistiliste rakettidega ja hüperhelikiiruseliste rakettidega, sellepärast, et nende mahavõtmiseks on vaja rakette, Patriot Back 3 rakette, mida lihtsalt Ukrainale ei jätku, kui neile ei anta ja nüüd seoses Pärsia lahe sõjaga neid ei tule väga palju peale ka, eks ole, ja nüüd ongi probleem ja nüüd Euroopa riigid nüüd lubasid midagi anda, aga see on esiteks piiratud kogused, ei jätku igale poole ja teiseks on see, millal tuleb ja kui palju tuleb, ega keegi ju ei tea. Nii et Venelased praegu kõigest väest üritavad Ukrainas kasutada oma ballistilist ja hüpersoonilist raketivõimsust, sest ukrainlastel selle vastu kaitse puudub. Droonidega saavad nad hästi hakkama, õpetavad teisigi ja jagavad kogemusi ja jagavad tehnoloogiat. Me küll käisime sellest osaliselt üle, aga ma küsin ikkagi täpselt ja sihitult siis, et kas siseriiklik nõudlus hakkab alla jääma pakkumisele praegu Venemaal, et pikad järjekorrad bensiinijaamades on tagasi, see on reaalsus ja paljud bensiinijaamad on ka suletud? Absoluutselt, sellepärast, et lisaks varustusraskustele, mis on tekitatud nii-öelda tootmisvõimsuste puudujäägist, kuni 40% bensiini tootmisvõimsustest Venemaal on löögi all ja ei tööta, näiteks. Aga lisaks sellele on probleem selles, et ka ütleme niimoodi, et inimesed saades aru, et nüüd on jama majas, üritavad iga hinna eest igaks juhuks varuda. See on niisugune tüüpiline juba nõukogude ajast pärit komme, et kui kuskil antakse või saad, siis võta nii palju kui saad. Aga kanistritesse enam ei müüda? No jaa, aga vähe sellest tehakse reide kodudesse, kus kontrollitakse, kui palju sul seal neid kanistreid on kogunenud ja vaate ja konfiskeeritakse need ja veel määratakse päris vänged administratiivsed karistused selle eest. Nii et tegelikult juba on alanud ka selline tüüpiline nõukogulik võitlus selle defitsiidi majanduse tingimustes ja see on tegelikult väga ruineeriv inimeste mõtte maailmale. Aga arvestagem, et venelased on väga paljus veel mäletavad neid aegu, kui see nii oligi. Oli enne ka ju. Oli ju kütusekriisiga Venemaal enne ja oli nõukogude ajal lõpus olid suured kütusekriisid. Nii et perioodi, kus ollakse justkui või sees olnud, et seda neil ei ole olnudki. Mis tähendab seda, et nad oskavad kriisiga paremini toime tulla. Paremini oskavad toime tulla, nende mõttemaailm on teistsugune ja pealekauba väga tihti, see on vene mentaliteedi eripära, mille juurde ma nüüd tagasi tulen. Vene mentaliteedis väga tihti on kõik teised süüdi. Kõik teised süüdi peale tsaari. Ehk siis on valitsus süüdi, võib ka sõjavägi süüdi olla väga vabalt, kõik võivad süüdi olla, eks ole, loomulikult kohalikud võimurid on esimesed süüdlased igasugused ja kui ukrainlased on süüdi, mis nad löövad meile valusalt, ärgu löögu.
meie võime neid tappa ja vägistada, aga võt nemad ei tohi meid puutuda ja see on niisugune mõttemaailm ja hea tsaar lihtsalt ei tea kõike ja lubab ka kõike lahendada, küll ta varem või hiljem ära lahendab. Me naerame selle üle, sest see on jabur mõtteviis, aga see on läbi sajandite olnud Vene mõtteviis. Kas see tähendab siis seda, et neid jupijumalaid sealt Venemaalt eemaldades näitab Putin, et ta tegeleb asjaga ja ta muretseb rahva pärast? Muidugi, ja see on kõige lihtsam lahendus. Vaheta pojaarid välja, eks ole, võta mõnelt midagi ära ja poo mõni näitlikult üles või tõmba neljaks, nagu vanasti tsaaridel kombeks oli. Ja siis ongi kohe tükiks ajaks jälle rahu majas ja lootus silmis rahval. Siis mõne aja pärast jälle tegib rahuloletamas ja leiad järgmised. Valimised on tulemas, kas see on nüüd Putini jaoks hea võimalus? No ta peab tagama selle, et need valimised ei näitaks rahulolematust. See, et kuidas valimised nii-öelda kulgevad, et kes võidab ja see on juba kõik selge. No me nägime, kuidas Nadeždin, viimane nii-öelda ametlik rahu eest kandideeriv inimene võeti rajalt maha, nii et silmi pilkunud. Ja loobus nüüd kandideerimast. Talle vist heideti ette, et ta näitab või kasutab ekstremismi märke ja nii edasi ühe asjana. Mitte ei kasuta, vaid ta rääkis rahust ja näitas sümboleid ja sellest piisas ja seda ta tegi 23. aastal juba. Ja nüüd siis võeti rajalt maha, lihtsalt otsiti ajendit, muud midagi. Ehk siis tegelikult see, millega valimised lõpevad igal juhul ühtse Venemaa ja Kremli võiduga, see on ju selge, sellepärast, et need ei ole valimised. Sest nagu venelased ise kujundlikult ütlevad, Venemaal ei ole valijaid, on üks valija. Ja see istub Kremlis. Ja üks mees, konkreetselt Kiilanev 72 aastane. Ja see on nüüd see, mis tegelikult ei huvita. Huvitab see, kui palju tegelikult paiskub siiski vaatamata kõikidele abinõudele välja protesti. Aga et see mure on, et seda protesti ei tekiks, sellest annab tunnistus see, et Venemaa, kes valmistab ette üldmobilisatsiooni, sest enam ressurssi endal ka ei jätku. See on nüüd selge juba sügisel, siis et nii-öelda viimane tõmme, viimane laevaoe, sest varem või hiljem jõutakse ikkagi mingite läbirääkimisteni, siis üritatakse praegu seda kuidagi oma positsiooni võimendada ja sellega seoses nad ei tee seda enne, kui on valimised. Sest kardavad, et kui nüüd läheb mobiliseerimiseks enne valimisi, siis ükskõik, mis jõupingutusi nad rakendavad, ikka paiskub välja rahulolematus. Ja seda nad ei taha näidata. Nad tahavad näidata, et rahulolematus on, aga see on väike, piiratud ja mitte otsustav. Aga kas täna on aus siis juba öelda, et see Ukraina sõda on jõudnud täiemahuliselt lihtrahva kodudesse või kui mitte veel, siis lähikuudel see kindlasti jõuab? No tegelikult on juba otsast jõudnud ja jõuab veel, aga me peame ka sellega arvestama, et praegu nii-öelda suurlinnadest hakkab jõudma. Väikelinnadest ta oli ammu kohal, aga hoopis teises võtmes, millest me ei taju jälle, sellepärast, et provintsis, Venemaa provintsis tegelikult pole kunagi nii hästi elatud paljudes kohtades nagu praegu. Põhjus ei ole mitte selles, et seal kaupa ei jätku. Kaupa pole seal kunagi jätkunud ja alati on seal probleemid olnud. Aga probleem on selles, et nad olid väga vaesed ja nad ei ole seda sellist raha, nagu praegu makstakse sõtta mineku eest või surma saamise eest. Smertanomika on isegi ökonomistid võtnud kasutusel siukse tähenduse uue surmaökonoomika. See on veetlev inimestele. Nad saavad, eks ole, autosid osta, saavad endale elamist soetada ja teiseks põhiline on see, et nad saavad tööd ja leiba. Sellepärast, et sõjatööstused, mis on väga paljus olnud määrava tähendusega nendes piirkondades, nendes sõjatööstustes makstakse palka, väga paljudes teistes tööstustes maksti juhuslikult, teiseks makstakse seda kordades rohkem, kui eales on makstud ja inimestel on heaolu paranenud. Aga kas see raha kaotab enda väärtust ja sära hetkel, kui poodides on riiulid tühjad ning sellega ei ole enam midagi peale hakata? No mina olen nii vana, et mina mäletan nõukogude aega ja siis ju raha ei lugenud, lugesid sidemed defitsiidimajanduse tingimustes, kas sa pääsed juurde või ei pääse. Ja kõik asjad tundusid... Et leti alt leidubki... Just letialune maailm läheb üha rohkem jõudu, kogub äri on Venemaal läinud halli tsooni, väga palju on tulnud sularaha sisse, nüüd on alanud pangajooks, iga päev võetakse 10 miljardeid rublaseid välja, kuni 13 miljardit päevas. See on päris palju, kui sa mõtled pika aja perspektiivi peale, kui see nii peaks jätkuma. Ja tegelikult ka finantsressursid hakkavad ammendama ja see vahepealne hinnatõus ekspordihindades, mis oli Pärsia sõja tõttu, see tegelikult Venemaale päriselt suures ulatus siiski kohale jõudis kahjuks. Aga mitte nii suures ulatus. Ja nüüd ta jällegi vahepeal kukkus, nüüd hakkab jälle tõusmas, seal Pärsia lahes käib uus madin. Aga ütleme siis niimoodi, et seda ei piisa.
ja Vene riigieelarve defitsiit on tänaseks juba 2,5 korda suurem, kui oli terveks aastaks ette nähtud eelarve defitsiit ja seda tuleb finantseerida, välislaenud on praktiliselt välistatud, mis tähendab siselaenusid, mis tähendab seda, et minnakse kallale kellele. Juba on mindud ettevõtetele kallale ja minnakse kallale läbi pankade ja minnakse pankadele endile kallale, mis on ka juba juhtunud ja pankade kaudu tõenäoliselt ka omakorda konfiskeeritakse mingil kujul. Ma ütlen konfiskeeritakse mitte juriidilist, vaid sisulist tähendus. Konfiskeeritakse elanikkonna umbes 50+ triljonit pangahoiustel olevat raha. Ehk siis sõjaobligatsioonid, sõjalaenud mingisugused, nii edasi, ühesõnaga muudetakse neid seniseid tingimusi, kõrge inflatsiooni tingimustes on väga valus inimestel nagunii ja siis jäävad veel milleski ilma ja tulemuseks on see, et nad saavad veel kuskil aastaks, poolteiseks saavad veel nii palju raha, et saavad sõdida edasi põhimõttes, peab tunnistama. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult see Kremli kalkulatsioon on selline, et juba on väga valus, aga katsume veel, teistel on veel valusam, neil lõpeb enne kannatus otsa. Aga kas siin on näha ka seda, et Venemaa lihtrahval lõpeb kannatus otsa? Veel mitte. Veel mitte? Veel mitte. Veel isegi lähitulevikus mitte? Ei, lähitulevikus ka mitte ja pealekauba sädemes sünnib leek, aga kus see säde on? Ühe asjaga, millega Kreml on väga hästi hakkama saanud, on tegelikult surunud maa igasuguse korraliku põlema minemise võimaluse. On surunud riigist välja või represseerinud kõiki neid aktiivseid elemente, kes võiksid olla protestiliikumise sütitajaks. Ja see on tal päris hästi õnnestunud, tehniliselt on nad seda päris hästi teinud. Väga palju see ei ole tegelikult üldse kriminaalne see, vaid on tsiviilvastutuse loogikate järgi. Administratiivvastutus, aga väga meeletud trahvid, kui sina ei maksa sinu suguselt, see on pankrotis, eks ole. Nii et see on päris võimas, mis on juhtunud ja selle tulemus on lihtsalt ei ole praegu veel eeltingimusi. Ja rahulolematus kasvab, aga seda kokku tulevat leegiks süttivat sädet ei ole veel praegu näha. Kas praeguses haavatud olekus on võimalik läänel Venemaad diplomaatiliselt survestada tavapärasest kuidagi enam või Putin seesugusele suhtlusele ei allu, et selline surve Putinile muudab teda veel agressiivsemaks, et kuna vastukaaluks on vaja näidata või vähemalt näiliselt esitleda võite Ukraina sõjarindelt? See küsimus ise natukene kajastab sihukest suhtumist, et ärme venelast ärrita, siis ta ei tee halba. See on, kes vähegi Venemaa ajalugu tunneb ja Vene mentaliteetist aru saab aru, et see ei maksa mitte midagi. Ja see lojaalsus ei garanteeri mitte millegi vastu, me oleme seda ka Venemaa liitlaste puhul näinud, on tehtud neil haiget, nii et silm ka ei pilgu. Et kui Putinit piisavalt ärritada, et siis ta lõpuks annab ikkagi alla? Ta ei anna alla, ma arvan, et tema puhul on eraldi teema, tema isiksuse jooned on natuke keerulisemad, aga võib juhtuda, et see ei ole enam Putin. Ehk siis lihtsalt kui eliit leiab piisavalt suur kogus, vähemalt 1-3 julgeolekustruktuurist, mis valitsevad tegelikult Venemaad, see on orduriik. See on sõna otsmats orduriik, julgeoleku orduriik. Kui sealt koos armeega keegi võtab selle asja ette, siis võib juhtuda, et see ei ole Putin ja siis küll, selleks, et jõuda tagasi sinna, kuhu, nagu me alguses rääkisime, eliidi soovid on. Aga praegu ütleme niimoodi, et kuni päris häda käes ei ole, nii kaua tõenäoliselt Putin üritab jätkata. Ja sellepärast ongi seda häda vaja süstemaatiliselt jätkuvalt tekitada. Aga väga tugevad on vastupidised voolused. Me teame Trumpi positsiooni ambivalentsusest ja me teame ka tegelikult, et Euroopas on väga palju poliitilisi jõude ja ka majanduslikke jõude, kes ka sellele loodavad. Ja kõik see on venelastel hästi teada, nad ise õhutavad seda ja nad on küll saanud palju praegu tagasilööke, aga mingil määral nad tegutsevad edasi. Viimane uudis oli selline, et Alijev teatas rõõmsalt, et meil Bakuus said meie teadmata, see tähendab Aserbaidžaani võimud teadmata, said kokku mitteametlikud Vene ja Saksamaa delegatsioonid. Ja Saksamaad esindasid Merkeli, Leeri kõrged esindajad. Nii et vaikne selline töö käib ka Vene poole pealt ja neil on häda selles, et nad ei suuda taltsutada oma aeg-ajalt tekkivat soovi lihtsalt anda valusaid lööke teisele poolele, mis muidugi rikub kohe läbirääkimiste õhkkonna taustast. Ja küllap tuleb nüüd ka niimoodi edasi.
Et mitte lõpetada seda intervjuud sellise kergelt negatiivse alatooniga, siis lõpetame selle mingisuguse positiivse sõnumiga. No positiivne sõnum on selline, et Ukraina on vastu pidanud vaatamata kõigele. Nüüd on raske talv ees, praeguse seisuga mitteametlikult arvatakse, et see sama eelmise küsimuse jätkuks, et see sama läbirääkimistesse mineku võimalik positsioneerimine natukene erinevalt sellest, mida Venemaa täna siin deklareerib, eks näe, mida täna ütlevad Rubio ja Lavrov kohtudes, aga põhimõtteliselt tundub, et jätkatakse seda jäika joont, kas annate selle, mida me tahame või mitte midagi. Aga veebruarikuuks põhimõtteliselt erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu praegu tundub, et ikkagi läbirääkimised kuhugi võivad hakata jõudma või vähemalt hakkavad toimuma. Ja Venemaa positsioon selleks ajaks võib sutsukene muutuda. Aga kui palju see sõltub tegelikult kahest asjast. Muutuda teljel negatiivsemale poolele. Ukraina edust rinnetel ja lääne liitlaste ühtsest seisukohast ja selle nii-öelda järjekindlast rakendamist. Millist rolli mängib seal USA? Väga suurt. USA mängib põhimõttelist rolli, sellepärast et kui teised on nii-öelda olulist mängijad, siis USA on keskmängija. Ja vastasvõistkond ehk siis Kreml saab suurepäraselt aru ja ta ka tegelikult positsioneerib ennast kogu aeg ainult ja eranditult selles kontekstis, sest Venemaa paleus, Putini paleus ja Venemaa paleus on tegelikult olla 3. maailma jõukeskus Washingtoni ja Pekingi kõrval. Raivo Vare, ma tänan teid selle intervjuu eest. Hea meelega. Küsimus selline, kellest võiks saada Eesti Vabariigi järgmine president? Ei tea. Ei ole ühtegi eelistust? Вообще не знаю, даже не представляю, кто может быть, честно. Mul üldse nagu ei ole vaja mingi presidenti. Sorry, nad teevad nii palju tööd üldse. Nii et Eestil ei ole üldse presidenti vaja? Ei. Ilma selle esindusisikuta saab hakkama? Jah, muidugi. Tal ei ole mingi rolli, mis tähendus nagu võib. Ta ainult loeb nagu Christmas juttu. Muinasjuttu räägib meile? Mitte muinasjuttu, aga nii palju esindus ei ole nagu USA-s või Venemaal. Tal ei ole nii palju võimalusi või tähendust. Kui tal oleks, ütleme nii, et tal oli rohkem tööd, siis muidugi. Aga kui ta võtab rohkem raha, kui annab nagu tähelepanu või siis jõudu meie maale, siis üldse ei ole vaja. See on väga keeruline küsimus praegu. Kui ühtegi nime ei tule, kas tegemist võiks olla pigem kultuuriinimesega või sõjalise taustaga inimesega või kes see olla võiks? Kes praegu on just see õiguskantsler. Madise? Jah. Miks tema? Tundub nii selline asjalik olema. Et usute, et oskaks Eesti rahvast ilusti õigel suunal juhtida? Miks mitte, jah. Madise isiklikult näiteks, siin ei ole räägitud nimedest. Aga mis põhjustel? Väga tasakaalukas, tark, põhjalik, detailne. Nii et usute, et tema võiks meid juhtida ilusti ja õigel suunal? No seda ma muidugi ei tea. Ja oleks piisavalt vastukaaluks näiteks ka meie valitsusele? Seda on raske öelda, ta vist ise ei ole ka väga vaimustunud veel olnud sellest mõttest, mulle tundub. Aga need teised nimed, mida on välja käidud, et miks mitte nemad? Seal on meil ühtegija, laulja. Mulle, mida nii palju mina olen kuulnud ja näinud, on Madise väga sümpaatne. Et jääme ikkagi tema juurde? Võib öelda ninasarvikust. Miks sedasi? Sellepärast. Nad on ära tüüdanud oma valimisega. Et paremat kandidaati ei ole välja pakutud? Tähendab, kui nüüd tõsiselt rääkida, valima peaks rahvas ja siis me valime selle, kelle me tahame. Aga kuni meie ei saa valida, siis olgu ninasarvik. No aga nimetagem siin nüüd ükskõik millise nime, kui teie ise saaksite valida, siis kelle te valiksite? Mina? Ei tea, Solman. Miks Solman? Kena inimene. Ilus ka veel. Jah, ilus kena inimene. Oi, see on väga keeruline küsimus. Eks ma uudisid jälgin küll, et tegelikult oli just nimi käis läbi mingi härraga, et see on 2 korda juba ka presidendiks kandidaadina soovitatud. Ma hetkel nime ei mäleta, aga tema tundus päris hea kandidaat olevat. Aga seda mäletate, miks ta tundus hea kandidaat olevat? Ta vist oli rahvale sobilik, et teda soovitasidki nagu need rahvakogud, mitte siis poliitilised inimesed. Et
selles suhtes see president võikski olla rahvale rohkem, kui et ta ei oleks poliitiliselt nii mõjutatav. et ta ei oleks selline käepikendus, vaid rahvamees rohkem. Et pigem ma tahaks näha mingit kas või Kersti Sarras sinna uuesti või siis jah, mingisugust natuke rohkem niisugust jõulisemat rahvainimest sooviks näha. Aga kui me jätame praegu need nimetatud kandidaadid kõrvale ja te mõtleksite ükskõik keda Eesti ühiskonnast, siis keda te tahaksite näha presidendina või kes võiks olla selline hea rahvaühendaja? Oi, see on ka väga keeruline küsimus. No, on meil mõni selline tugev natuur, kes teile väga sümpaatne tundub? No Kallas meeldib mulle. Et paratamatult ta ei ole või kõigi inimene, aga ta on välispoliitiliselt on äärmiselt nagu meeldiv. Mulle meeldib, et ta on jõuline, et ta on välja ütlev, et ta ei ole niisugune hüpiknukk, jah, aga selles suhtes ta ei meeldi ka, sest et ta ei ole nii neutraalne ja Aga teile sobiks? Mulle sobiks ta väga hästi. ma ei oska sellele vastata. Peaasi, et ta on hea president. Milline on hea president? Kes hoolib rahvast? Kas praegu on meil minevikust mõni näide tuua, kes oli hea president? Lennart Meri. Sealt edasi ei ole enam paremat olnud? Ei. Aga kui te saaksite valida ükskõik millise inimese, me ei räägi siinkohal nendest nimedest, kes on hetkel välja toodud, ükskõik millise Eesti inimese, siis kes võiks teie hinnangul see olla? Ma ei oska öelda, ma ei vastuse võlgu. Aitäh, poleks teie siin. Issand, ma tean, et Alar Karis ei kavatse kandideerida, aga minul oli ta väga sümpaatne. Aga mis põhjustel ta oli sümpaatne, mis tema tegid teie jaoks sümpaatseks? Mina olen kultuuriinimene, nii et mulle läks väga hinge, et ta oli samuti. Aga kas järgmine president, kuigi see Alar Karis ei ole, võiks tulla ka just kuskilt teaduse või kultuuri taustaga? Jaa, igatahes. Ma arvan, et teaduse ja kultuuriga tegelevad inimesed on väga arukad ja näevad suurt pilti väga hästi ja oskavad mõelda nii ette kui tahapoole. Nii et see kuluks praegu Eesti elule ära? Igatahes väga hästi.